Mina olen Mari ja ma tahan teha selle video selle jaoks, et seletada, mis on minuga paari viimase päeva jooksul juhtunud. Kui ma vaatan oma arvutiekraanile, siis ma lihtsalt loen endalt paar märget, et mul midagi meelest ära ei läheks. Mul on juhtunud selle viimase paari päevaga väga palju ja ma arvan, et kõige lihtsam oleks lihtsalt kogu see kogemus algusest lõpuni ära rääkida. Kõigepealt tahan ma öelda, et selle video eesmärk ei ole kedagi halvustada. Kui ma oma esimesse vahetusperre jõudsin, oli minu esimene reaktsioon see, et need elutingimused ei olnud sellised, nagu ma olen Eestis harjunud. Näiteks Eestis on selline tava, vähemalt minu peres, et me alati koristame kodu ära, kui keegi tuleb. Ja selle tõttu tekkis mul tunne, et mind ei olnud päris oodatud sinna. Et nad ei olnud mind valmis veel vastu võtma. Aga ma ei proovinud selle peale liiga palju mõelda, sest et ma sain aru, et ma alles olen jõudnud sinna ja et sellise uue keskkonnaga harjumine võtabki natuke aega. Kui ma siis järgmine hommik oma asju hakkasin lahti pakkima, sest et ma tahtsin neid oma sahtlitesse ja kappi panna, siis avastasin ma oma sahtlist hallituse. Ja alguses mul oli tunne, et see oli ainult kapi ja sahtlite sees, aga hiljem tuli välja, et see terve kapi selg oli selle hallitusega paksult kaetud. See tekitas minus natukene muret, sest et ma ei teadnud, kas see hakkab mu tervist mõjutama kuidagi. Siis järgmine hommik ma läksin kooli esimest korda, aga koolis mul oli väga halb enesetunne. Mul lihtsalt tatti jooksis, ma aevastasin pidevalt ja mul oli kuidagi üle keha väga külm olla. Ja ma tundsin ennast lihtsalt haigena ja ma sain aru, et mul ei ole kõik korras. Seesama õhtu läksin ma oma vahetusemaga haiglasse, sest et ma ei tundnud ennast üldse hästi ja ma teadsin, et ma ei saa järgmine päev kooli minna. Siis ma sain endale mingid tabletid sealt, mis pidid siis aitama mul paraneda kiiremini. Ja siis peale arstilt tulekut rääkisin ma oma vahetusemale, et ma arvan, et mu halb enesetunne on selle tõttu, et mu toas on hallitus, mis ma leidsin. Siis ta proovis hallitust puhastada niiskelapiga siis, mis oli alkoholiga tehtud niiskeks. Ja ta siis tõmbas seda sealt, aga ma nägin, et see hallitus ei tulnud maha korralikult. Ja ma ei ole kindel, et kas isegi sellised materjalid saab seda turvaliselt eemaldada. Ja peale selle puhastamist ma ei tundnud ennast üldse rohkem turvaliselt. Ja siis tuli järgmine hommik. Ma ärkasin ülesse, ma nägin ennast peeglist ja ma olin väga ehmunud. Mu nägu oli väga paistes, mu silmalaad ja silmaalused olid nagu kokku pressitud. Mu enesetunne oli väga halb, mu pea käis ringi, ma aevastasin, mul oli väga halb nohu. Ja mu silmad sügelesid ja kipitasid ja ma kartsin enda pärast. Ma proovisin süüa ühe tüki Eesti leidba, sest et ma arvasin, et mu keha on sellega harjunud ja et äkki see aitab mind natukene. Aga ma ei suutnud seda all hoida ja ma oksendasin selle kohe ülesse. Sellel hetkel ma hakkasin enda pärast tõsiselt kartma. Ma ei saanud aru, mis minuga toimub ja ma olin seal kodus üksinda. Ma helistasin kohe oma Eesti emale, ma nutsin talle, ma ei saanud aru, mis minuga toimub, rääkisin, et ma kardan. Ja peale seda ma saatsin endast kohe pildid oma IFU tugiisikule ja rääkisin, et mul on väga halb olla. Kuna kodus ei olnud kedagi, siis tuli mulle järgi kiirabiauto, kes mind haiglasse viis. Haiglas vaatas mind siis arst üle, mind pandi tilguti alla. Ma sain aru, et see oli selleks, et mu keha saaks piisavalt vedelikku ja seal oli ka sees veel mingi allergiaravim vist. Natuke rohkem kui tunni aja pärast, kui ma olin seal haiglas olnud, jõudis sinna mu vahetusisa. Ma magasin sellel hetkel, ma olin väga väsinud. Mul oli natukene pingelangus, sest et ma teadsin, et ma olen haiglas ja et kõik peab nüüd korda saama. Aga siis peale tundi aega veel, nii et peale 2 tundi haiglas olemist viidi mind uuesti sinna koju. Minu jaoks kõige raskem osa oli see, et ma olin just saabunud haiglast ja mind viidi tagasi sinna kohta, mille pärast see reaktsioon mul üldse tekkis. Ma lihtsalt ei suutnud oma toas olla ja ma istusin õues, sest et ma tundsin ennast seal palju turvalisemalt. Peale haiglasse jõudmist helistas mulle kohe keegi oluline IFU-st ja ta hakkas mulle seletama, et ma pean sinna jääma.
ma ei saa lihtsalt pere vahetada, see ei ole lihtne asi. Ja ma saan täiesti aru, et perevahetus ei ole lihtne asi ja et uue pere leidmine kiiresti ei ole lihtne, eriti siis, kui kõik, mis juhtus nii kiiresti. Aga ma olin lihtsalt nii emotsionaalselt ja füüsiliselt läbi, et ma lihtsalt nutsin seal telefonis, ma ei suutnud rääkida nagu normaalselt. Ma pidin suhtlema inglise keeles, mis oli minu jaoks väga raske, sest et ma lihtsalt ei suutnud ennast korralikult seletada. Selle kõne lõpus ütles siis inimene, et ta teeb paar kõne ja ta proovib leida lahenduse nii kiiresti kui võimalik. Peale seda kõnet helistasin ma siis uuesti oma Eesti emale. Ütlesin talle, et ma kardan, et ma ei taha olla siin, ma ei tunne ennast turvaliselt. Ja siis päris ruttu helistas mulle see infoinimene tagasi ja ütles, et see lahendus, mis nad praegu leidsid, on see, et ma tulen oma tugiisiku juurde paariks päevaks. Nüüd ma siin olengi. Ma tunnen ennast juba palju paremini. Ma ei näe veel täitsa terve välja, mu silmad on väga õrnad. Ma ei saa nende ümbrusesse midagi panna. Aga ma tunnen, et mu keha juba taastub natuke. Mulle öeldi, et mulle otsitakse uut pere siin Cordoba linnas ja ma saan aru, et pere leidmine ei ole lihtne. Ja selle tõttu ma ei teagi täpselt, kui kaua ma siin tugiisiku juures pean olema. Ma tahan veel kord öelda, et see video ei ole selle jaoks, et kedagi halvustada või solvata, vaid selle jaoks, et rääkida minu isiklikust kogemusest. Mu esimene vahetuspere oli väga tore minu vastu ja ma tean, et keegi ei tahtnud, et selline asi minuga juhtuks. Lihtsalt osad inimeste harjumused ja tavad ja millega nende kehad on harjunud ei lähe alati kellegi teise harjumustega kokku. See kõik juhtus uskumatult kiiresti, sest et ma olin just paar päeva tagasi jõudnud oma vahetuspere juurde. Aga ma ei taha, et see üks halb kogemus määraks kogu mu vahetusaasta. Ma olen endiselt Argentiinas ja ma tahan teha kõike, mille jaoks ma siia tulin. Kogeda seda kultuuri, leida uusi sõpru, õppida ära hispaania keel. Ja praegu ma lihtsalt taastun ja loodan, et kõik läheb hästi. Ja kõik läheb hästi, sest et IFU on väga-väga toetav olnud minu vastu. Ja ma saan aru, et nad tegutsevad ka nii kiiresti kui võimalik. Ma saan varsti uue pere, ma saan oma vahetusaastaga päriselt alustada ja ma väga-väga ootan seda. Aga nüüd natukene rõõmsamad asjad ja see, mille pärast ma üldse alustasin selle videoga. Ma filmisin oma reisi Argentiinasse, kõik lennusõit kõigiga hüvasti, nii et alustame nüüd sellega. Kell on 9. Mis tähendab, et ma hakkan ärkama, et 9 tunni pärast lennata 10 kuuks Argentiinasse elama. Okei, mul on meik pooleli. Mis on inimesed? Siin terrassi peal selleks, et hüvasti jätta. Piltiga. No muidugi. Mul piltiga. Oh my god, ma saan aru. Me räägime Kaarliga, jätame hüvasti. Tšau, Kaarel! Tšau! Okei, tšau poja, meie räägime varsti. Okei, pärast räägime. Tšau! Davai, tšau! Tito. Ja. Jätsin Issiga hüvasti. Või noh, ma ütlen veel talle tšau, aga nagu me tegime pilti ja kõike. Paul, lõpeta ära. Nüüd ma teen enda meigi lõpuni ja meil on täna mingid külalised siin kodus, lähevad Roborestusse ja siis me lähme emme ja Paul ja mina lähme Tallinnasse. Meil on vaja raha välja võtta ja meil on meil on vaja raha välja võtta ja meil on vaja süüa tahate midagi? Ikka. Tulge sööge seal. See on minu vanaema. Temaga jätan ka kodus hüvasti. Okei, ma tegin meigi ära. Nüüd kell on 12. Kell on 12 ja me lähme 2 ära, nii et mul on veel nagu natuke aega. Ma lähen ütlen oma loomadele tšau ja ma panen veel viimased asjad kokku. Ja kaalun kohvrid veel uuesti ära, sest et eile mul olid nagu mingi 5 kilo ülekaalus, nüüd ma pean mingeid asju veel võib-olla ära võtma. Ja siis me lendame. Okei, need ongi viimased asjad, mis ma veel siia suurde kohvrisse panen. Ja siis mul on väike kohver, kuhu mul lähevad veel mingid asjad ka. Ma olen suht kindel. Okei, kuidas see peaks kinni? Fuck.
ma ei tea, mis ma teen, kui see ülekaalus on. Ma võtsin juba nii palju asju siit eile ära, sest ma kaalusin eile ka. Aga ma lihtsalt nagu, kui ma seda, ma kõiki neid asju võtasin, mul ei ole seal riideid. Okei, siia väiksesse kohvrisse. Ma vaatan veel mu meigikott. Ja võtsin mingid nail polish'id. Ma ei tea, kas ma peaks neid kinni panema või? Ja mingi väike laadja. Tegelikult selle laadja võtan kohvrisse. Tähendab kotiga. What the fuck? Okei, need on mingid dokumendid või mis iganes asjad. Et ma immigreerun. Vist on see juugur olema. Okei, see on mu airport fit. Väga cute. Need on mu kohvrid. Ma ei kaalunud neid ja ma ei kaalu ka vist, sest et ma lihtsalt ei viitsi. Ja mul on nagu väga palav praegu. Aga lennukis on ju külm, sest ma tahan olla sellega vist ikka nii comfy, I don't understand. Ma jätan oma loomadega hävasti. Justin. Justin. Oh. Justin. Oh, baby. I love you. I love you. Mu emme nüüd mingi käis pesus, sest ta tahab ka pilte peal ilus olla. I guess. Mina ootan. Ma enda loomadega ma voodist, et ma magasin enam. Ja mul on kõik asjad koos. Ma kaalun oma kohvreid, aga I don't care. Ma jätan hüvasti oma väga sossis toale. Emme ütles, et ta koristab pärast ära õnneks. Ära filmi seda. Ära filmistab. Ma tahtsin võtta kaisukaga kaasa, aga kahjuks... Eegelda omale seal. Ja. Nii, let's go! Oh, mul on hea idee. Mul on Elisabethile siuke kingitud. Äkki ma viin talle ühe uue, nagu samasuguse. Äsa memory või midagi. Okei, let's go! Let's go! No nii. Kotid on kindlasti nagu 10 kilo ülekaalus, aga I don't fucking care. Sa pead ülekaalu eest maksma. See on su korduvalt rõhutatud. No, mida ma teen? Laps läheb uue elu peale. Yeah, hell yeah! Pane nagu seda. Ma lähen kõrvuti üleks. See on rohkem kui 9 kilo. Ma tean. Sul limiit. Ja lähme. On suur padi on kaela ümber. Vaata vaadata. You know the airport is calling. Okay, nüüd me päriselt sõidame ära, me filmisime mingit emme Reelsi algust. Ciao, memme ja Noida! Okei, kuna meil on nii palju aega, siis me lähme sööma sushit. Viimane last meal. Oh my god. Ja for my last meal tahaksin sushit. Ja. Jam, jam, jam. Jam, jam, jam. Jam, jam, jam. Selle kastmega on hea. This is so good. Oli, see oli TikTokis mingi viral, aga pole seda ikka veel proovinud. On hea või? Okay, it's my turn. Päris palju. Sorry guys. Ma lähen nüüd kohe aja. Me oleme lennujaamas, Paul tasib ennega mu kohvreid. Ja nüüd ma näen neid teisi, kellega ma lendan. Ma kardan neid lauki. On kõik ülekaalus ka. Aitäh. Issand jumal. Mul on kott nii täis. Aga aitäh. Sellest sellepärast lõpuks ei osta. Super. Ma ei tõesti osta kogu. Lennujaam on väga kallis. Tule runa eest. Ma annan oma suure kohvri ära nüüd.
ma ei tea, kust need on, kellega ma koos lendan. Ma olen nii luuser, et ma olen lihtsalt üksinda. Ära tehke vaata. Please. Aga ma ostsin talle vee, sest mu pea valutab ja ma võtan vist rohtu reaalselt, sest et it's bad. Ma olen lennujaamas oma gate'is. Ma filmin väga akvaarlist, et ma olen nii shy ja siin on nii palju inimesi. Ja ma lihtsalt olen üksinda, ma varan teiste kotte. Need äkki nad usaldavad mind vähemalt. Ma küsisin chatilt ja ta arvas, et mu esimene sõit ma olen middle seatis, aga mu teine sõit ma olen window seatis. Mis tähendab ikka, et ma pean mingi teiselt küsima, et palun laske mind vetsu, aga whatever. Okei, ma võtsin endale matcha ja ma läksin mu gate'ist ära, nad teise käitsin ootama, sama teistin. Omaga, mis siin oli maasikat. Käes. See on hea, aga kõik, mida ma tunnen, on see maasikamaas. Me lähme nüüd lennukisse, oma esimese lennu peale. Frankfurti! Siin ei ole. Mis käe palun? Me oleme lennukis ja first flight. Ja mu mingi kohver ja mu kohver on liiga suur või nagu see käsipagas ja nüüd on ja me võib-olla paneme selle sinna alla. Ma täiega välis, mul on palab või nagu what fuck, mul on connecting flight, mis mingi maha jäänud mingi it's like it's too big. Me lendame. Okei. Leaving! Ma mängin mingit mängu ja ma teen su kokused ka. See on nii suur! Okei, ma olen oma gate'is, minu eestlased läksid Burger Kingi, aga siin on nagu nii palju ifukaid. Ma olen praegu sakslastega, keda on mingi 30 tükki umbes. Ja nüüd ma ootan. Ei nagu, me saame istuda nüüd juba. Meie kohad? Reaalselt minu rida, ju? Okei, me oleme lennukis. See on nagu kõige suurem lennuk, ma ever olen olnud. Siin on nagu ühes reas. Kellega pole tekki. Ja ma istun ääres, ma vahetasin ära. Kohe vaatame, mis filmid siin on. Siin on nagu väga vähe ruumi, ma ei tea, asjad ei mahu isegi olla ära, aga me saime. Okei, ma vaatasin filme, või no, ma näen ainult 4 filmi, sest ma ei oska sinna uudisi scrollida. Siin on nii head filmid, siin on see Avatar, mis just välja tuli, ja Bullet Train, mis mulle väga meeldib, ja F1 movie, mida ma rewatchisin mingi 3 korda, so I'm a watch that. Me pole isegi take offinud ja keegi juba nagu mõni oma tooli fucking alla. Kuidas sa tegid? Ma olen sulle täpselt. Okei, ma olen pleasantly surprised, sest et meil on nagu menüü. Siin on nii palju süüa, ja nagu meil on valikud ja meil on nagu appetizer. Okei, ma tahtsin öelda, mis asju ma sain. Ma sain padja ja ma sain teki, aga ma ei saa seda kätte, sest see inimene mu ees on oma tooli alla pannud nagu. Okei, me hakkame kohe tõusma. Ma väga excited, et ma näiteks aknast välja, aga ma ei saa, sest et mul ei ole Windows seat. Okei, ma ei tea, kas mind on üldse kuulda, sest et ma enne filmisin ja mind ei olnud absoluutselt kuulda. Ma olen, oh my god, ma rispudusin üle ajali. Ma olen tulnud nüüd vannituppa, või noh, vetsu vannituppa. Ma pesen mingi maha ja ma pesen hambad ka ära.
ja siis ma lähen magama. So excited. Oh my god, me mootusime, ma astusin just lennukist maha. Ja nüüd me lähme kuhugi hiiri kuhugi. Me oleme lennujaamast välja saanud ja nüüd bussis ja me sõidame mingi 1,5 tundi umbes kuhugi, kus meil see laager on. Okei, me oleme kohal siin mingis asjas, kus me oleme nädalavahetuseks. Ja mul on nii halb. Ma olen nagu toas 2 sakslasega ja so bad. Ma proovin nendega mingi rääkida, kui ma olen isaga on nii awkward. Ma mingi, did you like the food? Siis nad mingi, oh yes. Ja siis ma küsin uuesti ja nad räägivad ise kogu aeg saksa keeles. I'm just gonna kill myself. Midagi. Aga ma lähen pessu nüüd, sest ma stinki, ma olen nii stinki. Ja siis ma ei tea, öeldi, et siesta, ma läheks küll magama, aga nagu keegi ei lähe magama, siis ma oleks mingi veider. Okei, meil hakkab nüüd meie esimene töötuba. Ja ma ei tea, kui me teeme, kui ma nagu saan filmida siin laagris üldse midagi, siis ma filmin. Aga kui ei saa, siis ilmselt järgmine nagu asi, mis siin toimub, on see, et ma sõidan oma pere juurde. Ma ei tea, kas lennuki või bussiga, sest et nagu kõik, kellega ma olen rääkinud, kes lähevad Kordobasse, ütlevad, et nad lähevad bussiga. Aga ma ei tea, mille pärast ma olen arvanud, et ma olen lennukiga läinud, sest kõik on mul arvu. Aga jah, praegu, tšau.